Selles videos räägime võllide kokkutõmbumisest. Võib-olla olete just ostnud kvaliteetse paindliku võlli, lugenud arvustusi ja teate, et see, mida saate, on hea kvaliteediga. See jõuab kohale, te kogute selle kokku, lähete oma esimesele tööle ja selle töö keskel avastate midagi kohutavale. Sa avastad, et puuri ja võlliühendus või ots, kus on ketid, on kuidagi muutunud veidi õõnsaks, nagu see. Näete, seal näib näiteks, et välimine kiht on üks asi ja sisemine kiht on teine. Ja kohe mõtlete, oh jumal, midagi on valesti minu võlliga. Noh, ma olen siin, et teile öelda, et ei ole ja see on täiesti loomulik, näete. Kui me valmistame võlli, valmistame selle mitmest kihist kevatterasest, mis on keeratud vastupidistes suundades. Teeme seda selleks, et see omaks ühtlast pöördemomenti, olenemata sellest, kas keerate seda vasakule või paremale, edasi või tagasi. Kuid, kui me neid tootame neid ka pika vahemaa tagant ja see pikk vahemaa on alati sirge. Kui võll on tegelikult kokku pandud, kerime selle siis väga suurele spoolile. Ja kogu selle protsessi jooksul ei ole see võll kogenud mingit pöördemomenti. Samuti ei ole see kogenud mingeid suuri painutusi. Nii et kui te selle kätte saate ja seda proovile panete, andes sellele esmakordse pöördemomendi ja muidugi tehes sellele paar painutust, peaks sisemine osa äkki veidi kokku tõmbuma, sest sisemised kiud on nüüd paika loksunud oma püsivasse asendisse, see juhtub tavaliselt ainult esimesel või teisel korral, kui te seda kasutate, kui olete selle tõeliselt proovile pannud. Ja kõik, mida peate tegema, on lõigata otsara. Antud juhul on see näiteks umbes 0,5-1,0 sentimeetrit. Pikk. Mõnikord võib see olla rohkem. Ma mõtlen, et olen näinud, et see on 2 tolli. Ja kõik, mida pead tegema, on see lihtsalt nurklihvi ja teraga ära lõigata ja oma teraviku uuesti puuri ühendusse ning kettidesse ühendada ja jätkata oma tööd. Nii et see on võllide kokkutõmbumine. Kui teil on küsimusi, muresid või midagi, mida soovite teada, palun võtke meiega ühendust. Meie leiate aadressil plumbertools.com. Ja kui olete Euroopa Liidus, siis on see surtools.com. Aitäh vaatamast. Hoolitse enda eest. Ciao!